Ja siis, kui seda seminari ette valmistasime, mõtlesime, et kes võiks olla kõige ausam ja ehedam inimene, kes julgeks rääkida sellest, mis on nagu lapsevanemaks olemises aus, mis on ehe. Ka see, millest Aivar rääkis, et kuidas aus olla oma lapse vastu ja tunnistada enda viga on üks tugevuse näitajaid. Ja niimoodi on mul hea meel paluda lavale Lilian Saage, kes on tavapäraselt koolitaja, pereterapeut, süsteemivaatleja. Olen temaga koos olnud mõned korrad koolitajana laval ja see, kuidas ta ennast seal avab, see on uskumatu. Viimati Päästeameti komandojuhid, sellised kõige kivisemad mehed üldse, kes on sõna otseses mõttes tulest ja veest läbi käinud. Ja olid saalis ja kui pärast teist päeva Lilian oli endiselt üllatunud, et nad niimoodi avanesid, siis mehed ütlesid, meil ei jäänud muud üle, sa ise kogu aeg olid nagu alasti seal, kogu aeg nagu võtsid endal kihte maha ja ütlesid, et mul on see näiteks mehega niimoodi ja eksmehega oli niimoodi. Sellist ülimat ausust tuleb kohe Lilian ise rääkima, sest et suhted saavad toimuda ainult aususes. Lilian, palun, lava on sinu. Ja, tere kõigile minu poolt. Aga tõepoolest ma just mõtlesin, et kuidas seda klappimist ja iseennast ka siia sisse tuua, aga ma tegelikult tulen tagasi selle, et aastal 2020 ja ma olin aasta alguses veebruarikuus teinud erakordse olukorra endaks. Mul on nimelt lihtsalt teada, et mul on 4 last. Mul oli nii hea meel, Aivar, sa ütlesid, et ma olen siis sellest põlvkonnast, kes sai lapse 20-selt juba. Et minu esimene laps sündis, kui ma olin 20, siis järgmine õnnestus mul saada, kui ma olin 24. No siis läks natuke aeg edasi, sain aru, et ikka tuleb kõiki asju teha ja 7 aastat vahet ja siis sain 3. lapse ja siis 4. lapse, eks ole. Nii et kui ma mõtlen täna, siis on mul lapsed 25, 20, 14 ja 11. Ja mul on õnne olnud olla siis see teadmatu lapsevanem, kes ei saa üldse aru, mida laps vajab, sest ta oli ise nii hädas. Aga teadlik nii palju, et kõik tuleb ära teha ja tänane lapsevanem siis, kes saab aru, et oma enda jama ei saa ikka laste kaela ajada. Et see tuleb endal ära teha. Aga aastal 2020 ma olin terve veebruarikuu olnud Eestist ära kuu aega esimest korda 4 lapse emana. Kõik need mõtted, issand, kuidas ta jätab eksmehele lapsed, kõik need lood. Ja siis ma olin Tais teisel pool maailma. Covid oli alanud juba, kõik küsisid, kas sa tagasi saad, kuidas juhtub, mis juhtub. Ja pärast seda, kui ma tagasi jõudsin, siis oli klappmatkad, tegid personaalseid metsa kutsumisi. Kuna ma olin kuu aega ära olnud, siis mul tohutu süütunne, tahtsin oma poegadega koos olla ja mõtlesin, et ma siis lähen ühele väljasõidule. Ja Viljar, minu hea koolivend, tegi meile väga privaatse matka. Ja ma mäletan, minu kõige noorem poeg tahtis seal veelompidest läbi minna, siis me käisime, mina ütlen, Artur, ära tee. Artur, ei, jalad saavad märjaks. Artur, palun nüüd. Ja ise arvasin, ma olen nii rahulik, ma olin kuu aega puhanud, õppinud, arenenud, ma olin nii rahus. Aga kogu aeg ära, ei. Ja ma mäletan hetke, kui Viljar tuli mu kõrvale, ütles, et millal sa muidu lased poisil ise otsustama hakata? Ta oli 9. Ja mõtlesin, mis küsimus see siuke on? Ja siis mõtlesin, et ei aga ma ei mäleta, et Viljar oleks oodanud minu kinnitust, aga ma mäletan seda siiamaani hetke, kui ta ütles, et Artur, vaata nagu mees mehele, et kui sa nüüd sealt veest läbi lähed, siis su jalad saavad märjaks. Ja meil on matk vaata nii palju aega. Ja see ebamugavstunne on sinu oma, nii et kui sa tahad, jumala eest minna läbi sealt. Aga vingumine jääb sinule. Meil on plaan selline, ise otsustad. Ja siis tuli ära ta juurest. Mis ta arvate, kas läks ta veest läbi sealt? Ei läinud. Tagasi tulles siis trampis seal. Ja ma mäletan seda, ma räägin pärast paljudel kordadel olen rääkinud. Ma pidasin ennast emana vabaks. Ma pidasin ennast emana kellekski, kes andis võimaluse lapsele areneda. Ma arvasin, et ma tean paremini. Ma olen ikkagi, olin pereteraapia väljaõppes juba, ma olin arenenud, ma koolitan inimesi, ma oskan suhelda, kuulan, aga ma tegelikult oma last piirasin tohutult. Ära tee seda, ära tee toda.
Ma tahan alustada sellega, et me loome kultuurilisi piiranguid. Ja viimasel ajal mind hästi kõnetab see, mida meie keha räägib. Et Stephen Porges on rääkinud ka, et kuidas me kuulame liiga vähe oma keha. Ja mõtlesin ka, et ma olen koolitanud palju, ma igapäevaselt koolitan, ma igapäevaselt kohtun peredega. Ja kui Palbo hakkas mind sisse juhatama, tundsin, kuidas mu süda hakkas puperdama. Ma sain aru, et täitsa ärevus kasvab ja ma ise ütlen, et 3–30% on meie kehas elevus ja üle 30% tuleb ärevus. Miks seda on vaja teada? Sest elevusega minu mõistus veel töötab. Me vajame elevust. Elevus annab meile võimaluse midagi ära teha, midagi sooritada. Meie keha on toimekas, võimekas, meie ratsionaalne aju, millest minust Aivar väga hästi rääkis, et meil on olemas limbiline aju osa, mis on siis tunnetega seotud, emotsioonidega seotud. Meil on uus aju osa, mis hoolitseb sellest, et me suudaksime mõelda, analüüsida, otsustada. Ja siis on meil roomaju, mis tegelikult hoolitseb meie ellujäämise eest. Ja kui me mõtleme selle aju konteksti peale, siis on erakordselt tähtis, et meie ratsionaalne aju osa töötaks. Mida ütleb siis minu südame puperdamine? Kas mu aju töötab? Töötab ju. Nii ja naa, eks ole. Ja mis mind hästi põnevalt mõtestama paneb, on see, et kui ma saan aru, mida minu keha väljendab, siis ma hakkan ennast ise kuulama ja mõtestama. Vot see on see koht, kus ma tahan ka perede ja lastevanemate ja kooli kontekstis tuua ühe väga olulise märkamise, et meie kultuuriruum on õpetanud meie keha mitte kuulama. Ära nihele, ära jookse, ära tammu. Ma mäletan, kui mu vanem poeg oli kodus ja ärevusest hakkas ta tammuma jalalt jalale. Teate, mis ma tegin temaga? Praegu siiamaani mõtlen oma vanem poja Aleksandri peale, mõtlen, et issand jumal, kuidas ma tegin. Ma läksin ta juurde, panin käed õlgadele, ütlesin, seisa paigal. Kujutage ette. Täna ma saan aru, et tema keha oli nii ärev, et vajas liikumist. Ja mida mina teen? Ole paigal. Sest mina ei tule toime sinu ärevusega. Ja see on midagi, mida me perekondades väga palju teeme. Kui me toome siia sisse ka kohe koolisüsteemi, siis see, kui jällegi nii hea on rääkida Aivar järgselt, see, kui laps läheb kooli, siis tegelikult lapse vanem läheb kooli. Vaat see teadmine, kõik see kogemus, mida ma olen kunagi varem kogenud koolis, algab pihta mul endal uuesti. Eile veel põgusalt korra Palboga rääkides, kuidas läheb meil selle tänase päevaga. Ma tõin sinna sisse näite, et olete kõik kogenud eksamil minekmist? Olete kogenud? Eksam on selline asi, kus me tõestame enda teadmist. No võt, et kordame järgi, et ma olen ära õppinud kõik, mis vaja on. Ja keda siis kontrollitakse? Õppurit. Kas ta on ikka tubli õppur olnud? Kas ta on ikka kõik ära õppinud? Ja eksam tavaliselt toob tohutu ärevus ja tohutu pinge. Suur hulk lapsi põrub eksamil selle tõttu, et tema närvisüsteem ei tule toime sellega. Sest tal võimekus ligi pääseda oma teadmistele puudub, sest tema närvisüsteem veab alt. Seal ei ole mitte midagi tingitud ega seotud kuidagi tema oskustega või võimekusega. Ja meid on treenitud, meie kultuuriruum on treeninud, et me peame tõestama enda teadmisi. On nii? Ja ma mäletan, kui ma pereteraapia väljaõppesse esimest korda, meil on hooajalised sellised eksamid, siis meile öeldi, et täna meil tuleb teadmiste pidu. Mis asi see on? Ei, me räägime eksamist ju. Ei, meil ei ole mingit eksamit, meil tuleb teadmiste pidu. Ja see arusaamine, et me räägime teadmiste peost, me pühitseme teadmisi, mida me oleme omandanud. Me märkame, mida on omandatud ja õpetajad, kes annavad seda teadmist edasi, saavad tagasisidet, kuidas on õnnestunud neil õpetada. Märgake, see ei ole mitte, kuidas sina oled ära õppinud, vaid et kuidas minu oskused, kuidas minu lähenemine, kuidas minu olek on võimaldanud sinul omandada seda juppi. Ja me paneme fookuse, mulle väga meeldib see Jäämägi, mida sa seal tegid, me paneme fookus selle, et ma tahan aidata sul ära õppida midagi ja minu küsimus on, kuidas mina saan sulle turvaline õpetaja olla, kuidas ma annan sulle võimaluse õppida ja omandada, mida sina vajad. Küsimus ei ole ju selles, kuidas õpetajal läheb. Õpetaja on omandanud selle teadmise. Küsimus on, kuidas me selle teadmise edasi anname kellelegi teisele.
Ja ma arvan, et see fookuse ärakandmine, ülekandmine, et mis on tähtis, kus on tähtis, kes on tähtis, on see, mis võimaldab meil peresüsteemi vaadata palju laiemalt. Ja veel kord rõhutades, et mina usun, et kõik inimesed teevad oma parima. Mina võtan ennast, kui ma olin 20-aastane ema, ma tegin oma parima. Kohe päriselt, ma tegin oma parima. Ma olin jäljendanud, õppinud oma ema pealt. Ma olen 3-lapsesest perest kõige noorem õde. 4 aasta sees sündisid 3 tütart. Kas te kujutate ette, kui raske oli mul osata kõiki asju teha juba? Ma pidin oskama kõiki üleeile, sest õed kõik oskasid juba. Sellest tingituna, no ma ei tea, kas just sellest, aga ma kasvasin õdedest pikemaks. Ma olen mõlemast õest palju pikem. Ma sain mõlemast õest 2 korda rohkem lapsi. Ma tegin rohkem sporti, proovisin ennast tõestada läbi saavutuste. Vaadake, see on see lugu, kus me tuleme. Ehk et ei antagi aega olla individuaalselt, kujuneda, areneda, vaid ma õpin ära selle, et ma pean olema tubli ja toimekas selle kaudu ma saan tunnustust. Erilisus siin ei mängi rolli. Või siis kust kaudu tuleb see erilisus? Jällegi, kas mul on turvaline eksida? Kas mul on turvaline öelda, ma ei tea? Minu suurimaid hirme on olnud näidata, et ma ei oska. Ma olen olnud juht, täna koolitan inimesi, meeskondi, juhte, olen mentor. Mul on endal olnud erakordselt raske öelda, ma ei oska. Täna ma näen, kui raske mul on abi küsida teadmistele. Mis see juhtub, on see, et ma kohe tahan teile ühte valgusfoori joonistada, aga see enda arusaamine, et kuidas ma upun ära enda häbisse. Ja see enda häbisse uppumine ei võimalda mul küsida abi. Ja mis see häbi siis on? Häbi on hirm eraldatuse ees. Ma tahan, et te sellest aru saate. Ja kui me kooli- ja peresüsteemis ei julge rääkida häbist, siis me ei saa rääkida suhetest. Sest häbi on igapäevane, meil kõigil on häbi, minul on häbi. Mul on häbi ühe või teise asja, mul on häbi, et ma tõstsin häält oma laste peale. Eil oli olukord selline, kus kooli vaheaeg, nagu Palvo juba ütles, me oleme lahutatud. Ja ma siiamaani arvan, et mu eksmees võiks olla parem isa. Kujutage ette. Eil oli mul nii tore olukord, et mul õnnestus endal oma terapeudi juures käia hommikul. Ja veel enne tema juurde minekut ma hommikul olin söögilauas öelnud, et nüüd on lugu nii. Vot nüüd on lugu nii, poisid. Ja ma sain aru, kuidas mul see energia tuli sisse, see viha ja pahameel ja vettumus, kõik tuli mu sisse. Ja ma olin väga uhke, et ma nüüd olin kehtestanud oma piiri. Siis läksin terapeudi juurde. Ja siis ta küsis, et kellega sa seal päriselt siis sõitled? Ja siis ma sain aru, kui palju ma igatsen oma enda isa. Kuidas ma sain aru, kuidas minu isa ei osanud minuga peale kooli minekut mitte midagi enam peale hakata. Ehk et kuni kooli minekuni ta oskas minuga mängida, lustida, teha kõiki selliseid tegevusi, mis lastele sobivad. Aga sellest hetkest alates, kui minust sai koolitüdruk, siis see mees jäi hätta tegevusega tütrega. Ja see tohutu igatsus oma isa suunal, et ta võiks olla keegi, kes ta ei olnud, siiamaani annab mulle energiat sõidelda siis oma eksmehe seljas ja öelda talle, et ta võiks ikka palju parem isa olla. Mis te arvate, mis ma tegin sellega siis eile? Tulin koju, koputasin kummagi poja uksele ja eraldi siis rääkisin, et mul on nüüd teile üks teadaanne ja mul on üks lugu on nüüd selline, et mul on tegelikult kohutult kahju, et mind uputas enda igatsus nii sugavalt ära, et ma rääkisin enda soovist, mitte sinu soovist. Ja vaadake, see on see koht, kus ma saan kontakti oma lapsega. Ehk et ma ei saa kontakti siis, kui ma ütlen, aga vaata, see oli tegelikult, kuule, sa pead ju mõistma, mul ei olnud isa selline, nagu ta pidi olema ja nüüd sa vaata, nüüd sa mõistad nüüd mind, no saa nüüd aru. Vaid, et ma saan talle jagada, mis minuga toimub ja öelda talle, et mul on erakordselt kahju, et ma ei märganud sellel hetkel. Ma kannan sulle üle midagi, mida tegelikult ei ole üldse sinu osa kogeda. See, kuidas sina oma isaga suhteid lood, on imeline lugu ja tema teeb oma parima. Tulen tagasi, kõik vanemad teevad oma parima selles hetkes, mida nad oskavad. Meie küsimus on lapsevanematena, terapeutidena, õpetajatena, kõrvalseisjatena, kas tal on olemas need oskused? Ja märgata, milliseid oskuseid vajab kas siis õpetaja, kas siis kolleeg,
kas siis lapsevanem. Ja teine koht on, et kas ta on ligipääsev nendele oskustele igapäevaselt. Mõelge nüüd, ma terapeudina ju kuulan iga päev inimesi, olen empaatiline, võimeline aru saama, peegeldama, kõike seda tegema, eristuma emotsioonidest ja ometigi oma enda lastega ma mingites situatsioonides upun ära. Ehk et jällegi ka millised on need olukorrad emotsionaalselt, kus ma ei ole võimeline ligi pääsema nendele oskustele. Ma ei saa neid kasutada. Mina piltlikult mõtlen selle peale, et mu selja taga on nagu raamaturiiul ja mul on kõik need oskused sinna ritta pandud. Ma olen omandanud neid, ma olen kogenud neid ja kui tekib situatsioon, siis ma justkui heas usus ma ju tean, et mu raamaturiiul on see raamat olemas. Ma tahaks keerata sinna, et siin see on jah, ja siis ma võtan selle ja võtan lahti ja ütlen, ma olen seda lugenud, ma oskan seda. Mingid olukorrad on see, kus ma keeran, isegi ma ei ole võib-olla isegi suutenud keerama, aga kui ma juba keeran, mul oleks justkui raamaturiiulil raudrüü ees ja öeldakse, Lilian, siia sul ligipääsu täna ei ole, katsu ise hakkama saada. Tuleb ebaõiglane tunne, eks ole. Ei, see oled läbi lugenud küll, aga täna sa seda ei saa lugeda ega korrata. Ja need on need kohad, et ma palun teil julgeda vaadata kahte poolt. Üks on, mis oskuseid me omame ja kas need oskust on piisavad, et hoida neid suhteid. Kõigepealt suhet kellega? Iseendaga. Ma ei saa luua suhet, ausat suhet ühegi teise inimese, kui ma ei saa suhtes olla ausalt iseendaga. Ehk et sealt tekib see ausse koht. Ja teine asi, kas ma saan neid oskuseid kasutada erinevates olukordades ja millised olukorda emotsionaalselt mind ära uputavad. Ehk et mul puudub ligipääs nendele oskustele. Ja vaat need on need kohad, mida ma hea meelega mõtlesin, et ma näitan teile ka midagi, mida ma avastasin, mis on mulle väga suur üllatus. Võiks ju öelda, et ise terapeut ja koolitab ja räägib suhtlemise oskustest ka veel ja issand, ise 4 last saanud ja peab ennast justkui koolitatud inimeseks. Ja nüüd räägib ise, et ka on üllatunud mingitest asjadest. Aga see tõesti mind puudutas ja ma hakkasin mõtlema, kuidas asjad on kogu aeg arengus ja mida me näeme ja kogeme. Aitäh, Aivar, sulle nende eest. Kui te kujutate ette valgusvoori, kui me tuleme tagasi selle juurde, et me rääkisime enne ka roomajajust, et roomaju efekt või selline eesmärk on, mis asi see on? Ellujäämine. On nii? Olete kuulnud, et me kaitseseisund on ellujäämine, meil on vaja ellu jääda. Ja sealt tekib olukord, et me tahame kas rünnata, kui meil on olukord keeruline, või põgeneda. On nii? Minul on seda õpetatud nii, et meil on kas turvaline olla või meil on siis see koht, kus me tahame ellu jääda põgeneda. Ja vaadake, ma tahaks taas valgusvoori teha selles kontekstis, et me teeme seda nii-öelda nagu siia vahele. Siuke valgusvoor. Ja nii kummalikku ei ole, ma sel korral tahan luua valgusvoori teisi pidi, et me oleme harjunud nägema, et punane, kollane ja roheline. Aga seekord me teeme selle rohelise siia. Ja roheline oma olemuselt ütleb, et see on turvaline. Ja see siin on turvalisus. Miks on oluline selle kohalt vaadata, et ma tahan siia kõrvale kohe joonistada ka ühe valisin ikkagi naise, panete tähele ja keskmise Eesti naise siis, ma saan aru. Ta on kaunis. Öeldakse, et Eesti naised on kaunid. Tal on kõrvad, ta on võimeline kuulama, tal on juuksed. Ja miks ma seda siia kõrvale teen, et turvalisus, vaadake, turvalisus oma olemuselt luuaks, öeldakse, et see Steven Porges on öelnud, et turvalisust me loome läbi näoilme ja südame konteksti. Et kas me mõjume teineteisele turvaliselt. Ja kui meil on turvaline olla, kui mu näoilme on turvaline, ma vaatan turvaliselt ja lahkelt, siis ma ei hakka kartma ega peitma. Kui keegi ütleb mulle turvalises olekus, nii nagu Viljar ütles mulle, kuna millal sa muidu ise otsustada lased neil. See oli turvaline mulle. Ta ei küsinud minu käest ühtegi küsinud, mis oleks mulle ebaturvaline. Turvalise olukorras ma olen võimeline kuulama, ma olen võimeline märkama, ma olen võimeline arutlema, ma olen võimeline kuulama ka tagasisidet, mis võib-olla ei ole kõige meelepärasem, aga ma ütlen, räägi mulle veel, ma ei ole selle peale mõelnud, see on täitsa uus vaatenurk mulle.
see on midagi, mida ma ei ole mõtestanudki enda jaoks. Ehk et kuidas hoida seda turvalisust, et ma saaksin kaasa mõelda, kasutada kõiki oma oskused, mis mul on, kõiki oma mälu konteksti, mis mul on. Ehk et ma tahan olla selles turvalisuses, sest siin luuakse see ühendus. Mõelge, millal te viimati oma lapsele otsa vaatasite ja täitsa pikalt ja luba, ma vaatan sind. Ilma mitte millegi tegemiseta, luba, ma vaatan sind. Lihtsalt imetlen. Jumal, kui palju sa oled muutunud, arenenud, kujunenud. Et luba, ma lihtsalt vaatan sind. Mõelge korraks, millal ta oli viimati? Eile. Räägib teadlik isa, eks ole, ma saan aru. Kui ma küsin paaride käest, kuna sa viimati oma kaasast vaatasid, siis nad ei mäleta seda väga paljud. Nad ei mäleta seda. Rääkisime kõigist tühjast tähjast, logistikast, mis on väga tähtis. Aga kuna ma viimati oma kaasast vaatasin ilma selleta, ma tahaks temast mitte midagi, ma ei mäleta. Lihtsalt vaatan, imetlen ja olen tänulik, et ta mul on, kelle silmi vaadata. Lastega sama lugu, kuna ma viimati vaatasin. Kui me läheme siit edasi nüüd, siis järgmine, nagu te aru saate, on natukene oranžikam, aga see on kollane. Ja see liigub ka ülevalt alla. Vaadake, mina tulin lavale sellel hetkel, kui mul süda puperdas. Mitte kõvasti, aga ma juba tundsin, et kerge puperdus käis. Ja see tähendab seda, et meil liigub ka tegelikult ülevalt kehast alla hakkab tulema ja mida Borges ütles, oli see, et meil on olemas automaatne närvisüsteem. Me ei saa pöörata ära seda. See on midagi, mis toimub. Ja kui meil on kollane ohutunnus, siis see tähendab seda, et mida kollane teile ütleb valgusfooris? Ma enne lasen teil mõelda korraks. Mis see kollane ütleb valgusfooris? Kas ütleb, et kõnni lihtsalt, et ära vaata ringi? Ole tähelepanelik, on nii. Jälgi märke. Ole tähelepanelik. Mis te arvate, mida siis inimene tegema hakkab, kui tal on kollane tuli? Ta enam ei vaata. Räägi mulle midagi. Sa tahad mulle öelda midagi? Oi, nii tore. Sa tahad mulle näidata midagi, mida ma võiks teistmoodi tegema? Oi, nii tore. Ta ei mõtle nii. Tema aju pöördub tähelepanemisele ohu kontekstis. Ja siin on väga suur muutuse koht. Tema kõrvad enam ei kuula sellise sagedusega. Ta ei ole enam avatud kontaktile ega suhtlusele. Tema hakkab juba mõtlema, kas ma pean põgenema või ma pean ründama. Ja vaadake, kui te mõtlete selles kontekstis, et mul õnnestus Toosikannus käia natuke aega tagasi, ma armastan Toosikannu puhkekeskus, sest seal on nii imelised loomad. Ja kui me nüüd oktoobri alguses käisime seal lastega ka seda safarit sõitmas, siis märkasime, et auto jääb seisma ja see hirvekene seal 2 rea puude vahel on kangestunud. Ja siis me mõtlesime, et mis te arvate, kas ta näeb meid? No ikka näeb meid. Aga ta ei tee mitte midagi, ta seisab paigal. Mis te arvate, kas ta süda lööb? No lööb. Ära, ta saab joosta pärast seda. Järelikult lööb. Mis te arvate, kas ta on oma energiat vähendanud või hingamist aeglustanud? Veel mitte. Ja ta on selles kohas, selles oranžis kohas või kollases kohas on ta selles kohas, ma pean kiirelt otsustama, mida teha, kas joosta või paigale jääda. Aga ta on täiesti veel selles kohas, kus ta ei ole lülitanud välja oma energiasüsteemi, nii-öelda muutunud elutuks. Aga ta otsib ohu reaktsioon, ehk et ta tahab olla tähelepanek, et nii kui tal on otsust vaja teha, siis ta saab seda, ja see on automaatne koht. Jällegi, kui me peaksime otsustama, kas on ohtlik või ei ole ohtlik, mis te arvate, kas me oleksime elus praegust? Ei oleks. Ehk et see käib nii automaatselt, meil ei ole valikut, me teeme neid kiiret, neid otsuseid. Ehk ma tahan öelda seda, et kui me oleme jõudnud siia kollasesse piirimaile, siis me ei ole enam kuulamas neid asju, mida me kuuleme rohelises. Meie aju on pööranud ohu märkamisele, sest see on öelnud, ole tähelepanek, ole ettevaatlik, ole valvas, sest muidu sa võid hakata, sa võid lihtsalt surma saada. Ja me liigume ka kehas, meie kehas tekivad tunded. No minul, ma mäletan, üks on südame puperdamine, minul tekib seal juures käte higistamine, kell hakkab kõht keerama. Märgake, öeldakse selle kohta, keha on meil nii arukas, mis toob meile esile kogemust, mis räägib rohkem, kui me ise oskame öelda, sest väga palju on meid õpetatud lastena. Ära tunne. Olete kuulnud, see, mida sa kehas tunned, see pole üldse oluline. Meil ei ole õpetatud kehad kuulama
see põlvkond, kus mina tulen, meid ei ole õpetatud märkama, meil ei ole peeglit või kontakti, kellele seda öelda. Ma ei saa aru, mis muga on, mul kehus keerab. Aga mis sa ajad, poiss või tüdruk? Sul on peavalu, aga mis sa ajad nüüd, võta tablett ja mine nüüd kooli, ära nüüd, sa tahad vist ära vingerdada koolist, mis tund sul täna on seal? Ehk et ma ei küsi, milles on ja ma ei loogi seda kontakti seal. Mis te arvate, mis siis juhtub, kui me jõuame punasesse? Mis siis juhtub? Ja see liigubki täpselt samamoodi. Kui siin on meil, on turvalisus, on üleval ja siin on ohtlik, ehk siis ole tähelepanelik, jälgi ohtu. Siis mis siin on? Mis te arvate? Eluohtlik. Ja mis juhtub selles kontekstis on tegelikult öeldakse, et keha siin lülitab ennast välja. Ja minu kogemus on, et ma arvasin, et siin ohu kontekstis meil on see ründa või põgene või külmu ära või nii-öelda nagu hangu. Aga tegelikult see hangumise mehhanism tegelikult jõuab veel korrus allapoole. Ja see ei ole meie vaba valik. Olete kuulnud palju, et keegi röövis kedagi tänaval, ta ei teinud mitte midagi, ei karjunud ka. Olete kogenud? Miks ta ei karjunud? Miks ta ära ei jooksnud? See ei ole vaba valik. Me aju ei tee valikuid siin. Vaid me kukume sellisesse kohta, kus tegelikult südametöö aeglustub. Energia võetakse ainult ellu jäämisele. Kogu energia, kogu tegevus suunatakse ainult, et keha ja väga sageli, olete näinud mõnda hiirt, kass mängib hiirega, olete pannud tähele, et hiir mängib surnut. Me oleme isegi nalja teinud lastena. Vaadake, hiir mängib surnut, ja siis äkki pistab jooksu. Ma tahan, et te märkate, et see, kui ta nii-öelda mängib, ta ei mängi surnut. See ei ole tema otsus olnud mängida surnut, vaid see tema keha võtab üle, sest siis ta tunneb teistmoodi, kogeb teistmoodi. Tema mälupilte pole olemas. Miks ma sellest räägin teile jällegi, et me õpiksime aru saama, et kui me oleme juba selles kohas, väga paljud lapsed on kogenud seda olukorda. Siin tajub inimene, et tal ei ole võimalust muutust tuua esile. Tal on lootusetu, meeleheites, ta ei saa aru, et tema üldse kuidagi midagi mõjutab. Ja kui me räägime laiemas kontekstis, siis mina ei saa rääkida, et koolid palun tehke midagi rohkemat või kodud palun tehke midagi rohkemat, vaid oluline on see, et meil tekiks teadlikkus, et meiega toimuvad need asjad ja meie teadlikkus on, mida saan mina teha selleks, et olla selles rohelises. Mida ma saan teha enda jaoks, et olla selles rohelises? Mida ma saan teha oma lapse jaoks, et ta on selles rohelises? Mida ma saan teha kooli personali kontekstis, et olla selles rohelises ja vastupidi? Ehk et kui minu küsimus on, et kuidas need vanemad ikka seal aru ei saa, mis te arvate, kas ta on rohelises, kollases või punases? Tõenäoliselt kollases juba, on nii. Kuidas need vanemad ikka aru ei saa? Me ju teeme kõike selle lapse heaks. Ja tegelikkuses, mäletate, siin ei ole võimalik enam vastu võtta mitte midagi, vaid see on nii suur ohukoht. Mina mäletan jällegi, toon oma kõige noorema pojas ja näiteks olles Kivilinna koolis, ütleme nii, et tal ei õnnestunud koolist start kõige paremini. Ja olukord oli päris keeruline ja lugemine ei läinud tal nobedalt ja kirjutamine tuli keeruliselt välja. Ja ma mäletan, kuidas õpetaja võttis rolli, kus sa peaks tegema rohkem tööd ja kuidas sinu ema ikka peaks rohkem tööd tegema. Ja see poiss jäi sinna 2 suuna vahel. Mis te arvate, mis juhtub siis, kui laps tuleb koju ja teadmisega, et temaga tuleb teha rohkem tööd? Ja kui ema ärevus ka sellest üles võiks minna, mis juhtub temaga? Kas ta saab toetatud? Ta saab 2 poolt survet juurde. Sest lapse vanem kodus ei tule toime, et tema lapsega on teema. Tema lapse edukus ei õnnestu. Mis juhtub on see, et selle asemel, et me tahame enda arust paremat, on ju nii, me tahame toetada lapse arengut, me tahame, et ta õpiks, me tahame, et ta areneks, ta oleks kooli rõõmust rääkisid, Aivar, sina. Et me tahame, et ta oleks rõõmus. Mis tegelikult juhtub vastupidi, me paneme ta surve olukorda, kus lapsevanem on pahane ja õnnetu, et ta laps ei tule koolist toime, järelikult ta peaks midagi rohkem tegema. Rohkem istuma temaga, rohkem õppima, rohkem survestama ja kool samamoodi. Ehk et esimene küsimus on mitte, mida ta õpib, vaid mis ta arvab, mis esimene küsimus peaks olema meil täiskasvanutena? Kuidas luua turvalisus?
Kui ma mõtlen oma laste peale, kes on teismea läbinud juba ja 14-aastane on täiesti teismeas juba täna, võin öelda, täitsa suure mõnuga ja saan ainult rõõmu tunda sellest, siis minu küsimus, kuidas luua talle turvalisust. Et ma ei ole tema vaenlane, vaid ma olen tema toetaja, ma olen kõige suurem fänn, kes tal on. Et kuidas ma loon seda ja kool samamoodi, kuidas ma loon sellele noorele selle teadmise, ma olen tema kõige suurem fänn. Ja see, et ta hakkama ei saa tänases olukorras, on lihtsalt nii. Mida saan mina selleks teha, et ta saaks üldse julgeda rääkida, et tal ei ole kas siis oskuseid või julguseid või toimetulemist või tal on mingid takistused. Olete te kunagi kogenud endal mõne suure töö tegemise ees, et ma üldse ei taha hakata peale, igasugust vingertat, igast asju. Mina vahepeal töötan kodus, jumal teate, ma saan kodus igast asju teha, ma näen, et mul on koristada ja siis ma vaatan mingeid muid asju, siis ma leian, et issand, ma ei ole üldse mõelnud mingite koduarenduste peale, siis ma istun enda terassi peal, vaatan, et vot seda võiks teha nii ja siis ma võin täiesti tunde ära kulutada selleks, et mitte teha seda, mis on ebamugav. Olete ka samasugused? No, ma mõtlesin, ma vähendan seda natuke, aga hea küll on olnud. Ja siis ühel hetkel ma teen selle otsuse, et pole midagi, ei ole vingerdada, tuleb ette võtta. Aga ma olen õppinud ennast vaatlema, kui keeruline on vahepeal ennast sundida ja survestada. Ja vaadake, see aususe ja ülekanne on see sama asi, et kas ma julgen seda näidata ka oma lapsele. Minu vanem poeg, kui temal oli gümnaasiumiga lõpetamise raskus, siis tema ütles sellega, et nii, et ma tahan ema aru saada, et sul on ka keeruline olnud. Ma tahan, et sa näitaksid oma raskuseid. Sest siis ta ütles seda kohta nii, et ma tahan näha, et sina veritsed, sest siis saan mina ka veritseda. Ehk et me vanematena, täiskasvanutena ei näita enda väljakutseid ja katsumusi. Ja siis me lapsed justkui peavad olema selle troonile mineva lapsevanema sarnane, võimeline olema sama tublid, sama raudrüüs toime tulevad, aga me ei ole. Ehk et me peaksime julgema näidata pigem, mis on see minu väljakutse. Ma tulen tagasi selle häbi juurde. Kui me räägime häbist, siis häbi on see, et ma olen halb. Ma kardan, et kui ma hakkan rääkima julgelt, mis minuga on, siis mäletate, ma ütlesin, häbi on hirm eraldatuse ees. Inimestena me vajame suhteid, sest suhtesse me sünnime, suhtes me saame haiget, suhtes me terveneme. Me vajame inimesi enda ümber, me vajame suhtlust, me vajame suhteid, me vajame kvaliteetseid suhteid, julgeid suhteid, ausaid suhteid, toetavaid suhteid. Ja selle tõttu on häbi midagi, millega tuleb õppida toime tulema meil endal. Häbiga on selline luu ka, et me häbistame teineteist. Kuna inimene hakkab häbistama, olete kogenud häbistamist ja tegelikult see häbistamine on hukka mõistmine. Vaata märgad, mõni kohe mõistab, eriliselt kriitiline kogu mõistab kedagi hukka mingile eemal. Öeldakse selle kohta nii, et mulle hästi meeldib, Rene Braun on kirjutanud Julgege juhtida, erakordselt tore raamat eesti keeles, võite lugeda. Tema kirjutab nii, et see on nagu nõiaring, et kui te mõtlete, mis teemal me hakkame inimesi hukka mõistma, siis me hakkame hukka mõistma esiteks nendel teemadel, kus häbi on minule kõige lähemal. Ehk et see on justkui enda häbi valuga toime tulemisel, ma hakkan teda hukka mõistma. Kui keegi mõistab hukka kedagi välimuse kontekstis, siis järelikult ma olen tundlik ise välimusega ja siis ma mõistan seda hukka teisele. Ja keda siis hukka mõistetakse, mis sa arvad? Üks asi on see, et mis see teema, kus ma hukka mõist, kus ma muutun kriitiliseks, on see, et see on mulle kõige lähemal häbi teemaks. See on mulle keeruline teema, häbi teema. Ja mis te arvate, keda ma hakkan siis hukka mõistma? Muidugi seda, kes on minust veel kehvem. On ju nii, et võt see on kaks asja, ma tahan, et hakkaksite märkama. Ja kui ma olen hukka mõistetud, mis ma sellega tegema saan hakata? Ise teisi hukka mõistma. Ja see on see kaskaad, mis meiega toimub. Kui ma oma last mõistan hukka, siis ma olen ise hukka mõistetud. Mul on endal häbiga raske selle asemel, et ma tunnen häbi, et ma teen seda, teist või kolmandat ja ma julgen seda jagada. Ja kui ma oletame, et ma ei julge seda jagada, siis ma selle peitmiseks valuga toime tulen, et ma hakkan teisi hukka mõistma. Mida teeb laps, kes kogeb kodus hukka mõistu? Teeb koolis seda sama. Mida teeb lapsevanem, ka õpetajad mõistavad väga sageli lapsi hukka. Suur hulk teismelised ütlevad teraapiaruumis, nad isegi ei vaevunud mind kuulama. Nad isegi ei vaevunud mind kuulama. Kui ma hakkasin rääkima, siis nad tegelikult isegi ei tahtnud minust aru saada.
et meil on oluline tunda, et me oleme olulised inimestena, kõigil meil on, olenemata kui vanad me oleme. Kas ma olen oluline ja väärtustatud, kas mind märgatakse? Teine asi on, et kas ma olen mõistetud, kas ma võin rääkida, nagu ma räägin, kas ma olen mõistetud? Ja kolmas asi, kas ma kuulun siia, kas ma tajun seda, et ma kuulun nende inimeste juurde, kas need väärtused, kas see mõistmine ja arusaama sarnane. Ja võt need on need olulised asjad, mis minu meelest on erakordselt tähtsad vaadata. Ma mõtlesin, et ma võib-olla lõpetuseks toon teile sellised 4 asja, ma hästi meeldis, et Aivar, kus sa tõid ka need aasta nii-öelda perioodid, aga ma võib-olla toon selle esimese, sa ütlesid, need grupid on nagu 7-aastalised. Aga ma tahan selle esimese 7 aasta nii-öelda juppi tuua 4 gruppi. Ja võib-olla midagi, mida ma tahan, et hakkaksite mõtlema enda peale ka, sest see kannab meid ka hiljem edasi. Ja takistab meie head toimetulemist nii lapsevanemana, täiskasvanuna, töötajana, kolleegina, partnerina, kus iganes. Vaadake, meie esimene vajadus lapsena on 1 või 0 1 on kiindumuse vajadus. Et meil on vaja, et meil oleks turvaline keskkond. Kiindumus, turvalisus. Meil on vaja luua turvalisust. Ja turvalisust loob meie peamine hoolitseja, hooldaja. Tavaliselt teeb seda ema. Tänases kontekstis me saame rääkida, et on oluline, et isad looksid ühendust oma lastega, sest see hoiab isad perede juures. Ma näen seda kella. Ma näen kella. Et esimene vajadus on turvalisus, kiindumus. Meil oleks turvaline, maailm on turvaline paik. Kui sealt esimesest etapist edasi 1 aastast kuni selline 2,5 me kogeme, et avastamine on turvaline. Ehk see avastamine, et see ebaturvalisus, avastada uut, on omal moel turvaline. Ehk et me ütleme, et mine mängima, sest vaata, naabri Priit ootab sind ja mine ja ma olen siin ja ootan sind tagasi. Ja ta läheb, ütleb, kuule, kuidas sul läks selle Priidu juures? Läks sul hästi? Ehk et see ebaturvalisus on loodud turvalisse ruumi. Ma julgustan uudishimu avastamist, eksida on lubatud, ebaõnnestud on lubatud, abi küsida on lubatud, kuule, aga tule palun mänguplatsi äärde ja vaata, kus ma Priiduga mängin, sest mul on niimoodi turvalisem ja hiljem vaata aknast ainult. Ehk et see järgmine samm on siis avastada on turvaline, eksida, õppida, omandada on turvaline. Järgmine selline 2,5 kuni 4 me ütleme, et minu identiteet on vastu võetud. Mina ise olemine on sobiv. Ma võin olla lärmakas, ma võin olla lõbus, ma võin olla lustlik, ma võin olla lapsemeelne. Ma mäletan circa aasta tagasi Tallinnas, kus mul vanemad või nii-öelda nooremad pojad olid muga kaasas ja nad hakkasid ka lustima seal. Ma mõtlesin, poisid rahulikumalt. Jällegi minu lapsesuu Artur, et lase meil palun lapsed olla. Tule toime, me oleme lapsed. Ja ma sain aru, et minu ebamugavus piirab mu laste olemist. Eks ole, ju mind on ennast ka piiratud. Ehk et see mina ise olemine. Ja siin ka alla käib see, et ära ole selline. Tubli tüdruk teeb nii. Vot see on see, et me anname raamid ette, et mina ise on turvaline ja ma julgen ja õpin näitama ennast mina isena. Ja seda on ka vastu võetud, mitte et vaata, kui sa tahad nüüd inimestele meeldida, siis sa pead olema selline. Õpetajatega palun räägi lugupidavalt ja ära vastu kunagi midagi ütle, ainult nooguta. Siis neile meeldib see. Toon lihtsalt teile utreeritud näited, aga küllap see on ka päris elu näited. Ehk see mina ise on olla turvaline ja ma julgen seda jagada. Ja see viimane, teha on turvaline, mul on kompetents teha asju. Ma olen väärtuslik, kui ma õnnestun ja ma olen sama väärtuslik, kui ma ebaõnnestun. Mul on võimekus osata ja ma saan õppida juurde oskuseid. Ehk et tegemine on turvaline ja lõbus. Tegemine on midagi, mis käib minuga kaasas. Ja kui te mõtlete selles kontekstis, et me loome seal kompetentsi, et jällegi mõelge korraks enda peale, et turvaline, maailm on turvaline, mul on turvalised suhted ja minust hoolitsetakse, ma olen väärtustatud ja armastatud. Siis mul on olemas avastamise rõõm, ma võin areneda, õppida, ebaõnnestuda, ma julgen abi küsida. Siis järgmine kontekst, mul on identiteet, ma julgen olla mina ise. Olen nii, nagu olen. Mina ei positsioneeri ennast esimesena emaks, ma positsioneeri ennast naiseks, isegi mitte oma kaaslaseks, vaid naiseks. Ma olen naine, 45, keskmine Eesti naine. Oma parimates aegades ja mulle tundub, et parimad ajad on veel ees. See on see, et mul on olemas see mina ise julgus olla.
ja siis ma tean, et mul on oskused ja siis ma tean, et on midagi, mida ma tahan arendada, parendada, edasi minna, aga mul on see turvalisus. Ja mina vaatan seda nii, et ja ma olen kuulnud, et vaadatakse, et võt need 4 vajadust, mida me esimese 7 aasta jooksul kogeme, käivad meil läbi täiskasvanu samamoodi kaasas. Ja kui me seda pole valakult kokku või nii-öelda endale põhjaks saanud, siis ma olen hädas endiselt täiskasvanu abi küsimisega. See, mida räägid, et ma võin minna suhtesse või olla suhetes maskide taga. Ma arvan, et minult oodatakse ema rollis selle täitmist, sellisel moel olemist, aga tegelikult see ei ole nii. Või ma ei oska olla ema. Või ma ei oska täita seda rolli, mida minult oodatakse. Ja kas ma julgen öelda, ma tegelikult vajan abi. Kooli ja kodu koostöö kontekstis. See on minu tunne ja taju. Oodatakse kooli poolelt arukama, targema, välja suuremate kompetentsidega osapoole heatahtlikku pakkumist, heatahtlikku toetust. Justkui. Ja see ühelt poolt on ebaõiglane ja teiselt poolt on see õiglane. Ehk et ma saan ainult nõustuda, me peaksime varem hakkama koolisüsteemis suhteid õppima. Rene Braunel on minust nii tore, et praegu teeb uuringut ka, et me räägime keeleoskusest. Me oleme uhked, et me oskame kirjutada ja lugeda. Emotsionaalseks kirjaoskuseks, soravaks kirjaoskuseks meil on vaja vähemalt 30 emotsiooni tundmist. Vähemalt 30 emotsiooni tundmist. Me oleme tundevõhikud. Ehk et see on midagi, mis käib meiega kaasas. Meid ei ole ennast õpetatud tundma. Ja kui ma õpin tundma, siis kas on turvaline seda väljendada, kas see on vastu võetud või ma ära tunne nii, ära mõtle nii, ära koge nii, see kõik on ära mõtle nii. Ma arvan, et kus teraapiat, kes ütleb ära mõtle nii, ma loodan, et ta saab väljaõppe peagi. Ma sellega lõpetan, et julgeda vaadata iseenda, et kõige ausam suhe on sul iseendaga, minul iseendaga. Ja kui mul õnnestus selle uue vaatega neid natukenegi panna mõtlema, et kuidas ma teen seda, et ma loon turvalisust. Et siis see võib-olla võimaldab teil ka aidata iseenda suhetes ja iseenda koos nii-öelda kollektiivides ja kooslusses vaadata, mida mina selleks teen, et turvalisus on olemas või mida mina teen selleks, et turvalisus kaob. Ja see ei ole mitte see, et oi, mis nüüd juhtus, vaid et me teeme teine teisega midagi, et turvalisus kaob ja see ei võimalda meil enam ausalt ja avatud suhelda. Ja see ei ole kellegi süü, vaid see juhtub erinevatel põhjustel. Siin ma lõpetan. Aitäh!